Kala tuli koju, joo, kala tuli. Te veel siputate siin, joo, näed, liigutavad alles. Joo, kalad. Ma olen siin nüüd tunnike või natuke peale puhastanud. Tahtsin sulle näidata seda imelihtsat riista, millega ma siin teen tööd. Ja selle ma leidsin jälle mingist kirbukast mõned aastad tagasi. Ja Milo tuleb eest ära. Tuleb istub siia. Mul on veel 3 kala puhastada. Ma ütlen, mul oli siin 20 kala ja mul on läinud umbes tunnik. Ja sellega on tõesti. Ma ostsin ta jällegi, eks Raama ju juhatab, eks ju. Palju ma üldse elus olen soomustest kalasid puhastanud, võib-olla 2 korda, ma ei tea. Igal juhul ei ole mul teda siiamaani vaja olnud, kui täna hommikul naabrimees tõi mulle need särjad. Ja mõtlesin, mis ma nendega teen ja uurisin ja jõudsin selleni, et no niikuinii tuleb soomused ära võtta, eks ju, nii või teisiti. Ilma selleta ei saa midagi. Aga siis saab teha hakklihaks. Siis ma ei pea luudega mässama. Eks ma 1 praen kindlasti või 2 omale võis ära. Et see värske praetud kala maitse on lihtsalt niivõrd hea. Joo. Aga ma mäletan seda tee soomustamist, nagu et see oli üks jube töö, kui ma olen pidanud ennem seda tegema. Aga praegu ma ütlen, et tead sa, istuda siin päikese käes ja neid hõbedasi sätendavaid litreid lahti võtta, näed, see ongi valmis. Ja siis mul seisab veel ees, oi, vale kauss. No nii, näed sa, mul nad siin ootavad lõike laua peal ja siis ma puhastan ära. Ma vaatan, siit soolikad jäävad kanadele, pead, ma arvan, ma veel keedan puljongi ka, ma tahan puljongit ka saada. Imelihtne asi ja jälle üks eluaegne tööriist, eks sellepärast neid ei olegi, eks ju. Ma ütlen, ma isegi ei mäleta jälle, kust ma ta leidsin ja millegi pärast olin ma ta suunatud siis ostma, ega ta ei küsi ju midagi. Ta on mu varustuse hulgas ja nii on mul ka see hakklihamasin ju olemas, mis on jällegi ju vana hakklihamasin, mingi vana ameeriklane, sest ma jõudsin osta vahepeal aastate jooksul ka ühe uue kuskilt Leedu turu pealt. No see ei pidanud vastu, see läks katki. See oli mingi liba sulam. Nii et 2 aastat tagasi või oli eelmine suvi, mul on nüüd meelest ära. Ühelt suvelaadalt ma selle vana vara hulgast, selle vana ameeriklase ostsin ja sellega ma olen juba liha teinud ja otsustasin, et teen nüüd särje hakklihaks. Lasen kõik kontidega koos läbi, sest ta on hästi luine. Ma arvan, et ma 2 kala praen ja 2 kala panen potti, et puljongit keeta koos peadega. Siukese hea uhaa puljongi. Nii. Imeline ilm on täna. Ja meie viimane kala. Jah, see mälestus, kuidas köögis kõik need plaadid olid täis soomuseid, ma mäletan noaga rookides, eks ju. Siis praegu, no mõned on siin maha lennanud. Paar tükki on mul papu peal. Üldiselt ega nad ei lendagi, ta hoiab nad siin sees, enda kõhu all. Nii et kui sa näed sellist, ma arvan, et see on isegi mingisugune, ma ei tea, mulle tundub, et see on roostevaba. Selline asi, tal on siin siuksed ruudukesed all. Ja need ruudukesed, tere Selma, sina said vastu pead omale nende soomustega. Oota Selma, küll te saate, te juba ühe varastasite mul ämbrist ära.
trepi kõrval oli üks kalapool näritud. Nii. Tundub, et minu rookimistöö sai tehtud. Jube lihtne on teda puhastada ka, sest siia ei jää ju midagi. Imeline. Nii. Desoomustatud. Ma pakun, et umbes tund ja 10 minutit. Eks ma vaatan aja. Kala. Nii. Ja kuhu ma ikka nad panen, eks ma siia lillepeenrasse selle sädeluse viskan. Las sädelevad siin. Nii head kindakesed. Vaata, kui palju sädelust. Hõbelitrikesed. Viskame teid siia. Ja nüüd seisab meil ees järgmine töö siis. Puhastamine. Nii, kuhu me teid nüüd paneme vahel peal. Ikka peab selle veel puhtamaks saama. Nii. No, võtame siit poolt. Nii pidi. Nii. Mari, näed sa, meil on siin kalamamma. Marja saan ka praadida. Kalamunad. Kus ma teid eraldi nüüd siis panen? Siia. Oi, kääre vaja. Vaata, kui ilus ujuk põis. Laseme õhu välja. Nii, kus me paneme? Sodi. Siia paneme puhtad kalad, siia paneme sodi. Sota-pota. Päris tugev on seest ja sellepärast peabki siis 2 korda ajama läbi hakklihamasina. Need uimed vist peaks ära lõikama, on ju. Kääre oleks selleks hea vaja. Ma lähen toon käärid ja sabad tuleb ka ära lõigata ja panna suppi. Nii, ja supipott tuleks tuua. Näed sa, see läheb supi sisse. Mari läheb pannile. Ja selle lõikame uimed ära. Soolikad ja uimed saavad kanad ja see läheb hakklihamasinasse. Hurraa! Nüüd on see töö tehtud. See läheb keema. Siit tuleb üks hea puljong. Ja siit ma praen kohe paar tükki ja siis hakkan läbi hakklihamasina väntama. Vaatame, kuidas see õnnestub. Siis teine kord tean. Ega ma teen seda ka esimest korda. Ilusad, puhtad. Kõik on nii ilus. Ja aitäh päike. Aitäh päike. Ja aitäh tuulepoiss, et täna puhkas natuke. Ei laamendanud. Ei saa rohkem venitada, kuigi ma ei jaksa midagi teha. Siis võtame selle ämbri siia ette ja hakkame tegema. Ütlesin sulle, et on ameeriklane. Ei ole, Leningrad on. Tähendab see esimene, mis ma ostsin. Sellel oli USA peale kirjutatud, aga see läks tõesti katki. Ju see oli mingi samast jalga. Ma panin praegu kõige suuremad. Need samused augud. Sõelaaugud. Ma ei ole kunagi kala läbi hakklihamasina ajanud. Mis ta ikka saab teisiti olla. Kui toppida siia sisse. Puljong keeb. Väga hea lõhna.
mitu tundi läks mööda, nad on puhanud siin ämbris, sest mina puhkasin siiani peal päikese käes nagu kass koos koertega. Igal juhul ma arvan praegu, et see on kõige mõistlikum tegu. Sest nii ei pea rohkem midagi puhastama ja kõik luud jäävad sisse. Ja nahk jääb sisse. Kas vahetame sõela ja ajame uuesti läbi. Võtame uue kausi. Ilus kausi täis tuli. Hopsti. Nii. Tule siit ära. Teine on siin. Hopsti. Lihtsad asjad, toimivad asjad. Nii, sina ei mahu täpselt siia, see klaasalus mahub on täpselt siia alla. No nii, nüüd oleks lusikat vaja vist. Suurt lusikat. Nii. Hästi tihti peab nüüd seda panema. Üps. Nüüd peaks kõik luud saama ilusti. Teeme kohe või ka. Võtame ühe Saaremaa soolakristallidega või. Oih. Nii, ja mis me siit veel võiksime panna? Me võiksime panna küüslaugu küünt. Vaatame, kuidas meil see õnnestub. Samal meetodil laseme nad siit läbi. Selle koguse peale 3 on vist täitsa hea. Ei tea, kas võis täitab või mitte või on seda vähe. Vist on okei. No, kas kõik sai läbi?
millegagi peaks nad veel läbi lükkama siit. Et siia sisse ei jääks see hea kraam. Nii. Sina lusikas, tuled mulle appi. Mul on üks asi kindlasti, teine mitte. No mine lükka nad kõik küüslaud läbi. Vot, nii tubli. No näe, kõik sai läbi. Aitäh! Nii, nüüd meil jääb üle kõik see kokku segada ja pakendada. Ma võiks siia ka soola sisse segada. Pean jälle kinda ära võtma, ma ei saa muidu soola kätte. Nii. Tea, mis see kogus võiks olla. Noh. Oih, soola põhi on. Rohkem ei julge panna. Sest see on jänesoola, tal võtab oma aega, et kas ma panen siia 2 muna ka või? Ma panen 2 muna ka. Meil on tänased munad toomata. Nii. Ja kes meid aitab? Meid aitab see kahvel. Kõik on käpad on nupid. Nii. Okei. Kinda tagasi ja nüüd segame uuesti läbi. No mina arvan, et on väga ilus juba. Tundub ühtlane, lõhnab hästi. See on tore. Nii, meie kausikesed. Ja mis ma nüüd tahan teha taga? Ma arvan, et ma tahan teha nii, et ma tean küll, mis ma tahan teha. Aga selleks on mul vaja natuke jälle teha pausi. See on pisike. See on pisike. Ei näegi, kuidas ma teen, ma näitan ka sulle. Sa oled ainult
liigutusi. Taskusse ja taskutunnistus. Niimoodi. Võtame siit alla ühe ilusa suure pätsuka. Teeme sellest ilusa pätsuka. Nii. Ja kaljaburger. Vaatab ilus torn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No vist tuleb paar paberit juurde, aga võib-olla ka mitte. Võib-olla mul on jälle väga täpne arvestus. Ma ei tea seda. Kui me jõuame nii kaugele, saame teada. Ja meie minitükike. Ja viimane lusika täis. Hurraa! No kes seda küll arvata oskas, et nii täpselt jälle? Teisiti ei olegi võimalik. Kui sa oled juhatatud kõike tegema, siis sa usaldad ja tead täpselt, et just nii ongi. Täpselt see arv lõikeid, sest selle jaoks on meil materjal. Nii. Ja mitu me siis saime siit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Imeline. Selle me praeme ikkagi ära. Ja läksid need liistakad pihvikesed siia nüüd ja lähevad sügavkülma. Hurraa! Suur töö sai tehtud. Aitäh kalakeste eest, kes meile tulid. Suure kalapäeva lõpetuseks on mul nüüd selline õhtune snäkk. See särjemari praetud võis kerge soolaga. Väga hea. Hea tisu. Jam-jam.